Täna oli siis soov tutvustada, mis on siis toimunud nii-öelda võimsusvõimendite osas või transistoride arengus, et nagu kõik see tehnika areneb, nii on ka need transistoride aretajad kogu aeg lähevad edasi ja amatööre on pannud põksuma loomulikult niisugused transistorid, mis annavad välja kilovatti, nii et see võtab nii-öelda rõõmsaks. 2010 ilmusid siis uue põlvkonna LDMOS-id turule, mis siis võimaldasid saada 600 kuni isegi 1400 vatti ühe transistori pealt ja toitepinge juures 50 volti. Ja mis siis nende omadus kõige, ütleme, tähtsam või niisugune, mis eristas neid eelmistest põlvkondadest, oli siis see, et nad kannatavad väga kõrget VSVR-i ehk nagu 1,65-le, sisuliselt lühis või tühis või mis iganes siis. YouTube'is on muidugi videosid palju ka, kus seal siis vennad siis kruvikeerajaga lühistavad seda väljundit ja seal käib säde ja keevitatakse nii edasi, nii et trans kannatab kõike niisuguse asja ära. Ja praegusel hetkel on siis Freescale ehk endine Motorola ja NXP on need, kes siis niisuguseid transistoreid toodavad. Ja algselt olid need lahendused välja töötatud siis nagu ISM rakenduste jaoks ja selles kategoorias nad ka nüüd praegu tänapäeval esinevad, aga loomulikult amatöörid leidsid nad kohe üles ja tegid katsetusi ja amatöörbändides töötavad nad sama hästi või isegi veel paremini. Desifreeri meile akronüüm ISM. See on Industry, Scientific ja Medicine. No see on seal igasugused vineeripainutuse kuumutamised ja ma ei tea, mis asjad kõik ühesõnaga, niisugused laadi asjad, aga sobivad amatööride jaoks väga hästi. Ja nüüd on siis, antud hetkel on nagu lahendusi, siis on võimalik leida 1,8 megast kuni siis 70 sendili nende transistoridega. Kusjuures kasutegurid on ka, ütleme, kompressioonipiste juures ikkagi üle 70% ja nii, kui korralikult on sobitatud, nii et selles mõttes on täiesti. Ja võimendused on muidugi ka, alla 20 tetsi ei ole ikkagi, et 20-26 tetsi, sõltub sagedusest ja kas on nüüd laiaribaline või ütleme ühe bändi võimendi, aga igal juhul võimendused on suured ja see toob ka omamoodi natuke kaasa probleeme sellele ehitamisel, aga siiamaani tegelikult praktikas ei ole väga suuri probleeme olnud sellega. Ehk see tähendab seda, et väga väiksed võimsused on vaja sisse anda selleks, et saada võimsust kätte. Siin on siis loetletud lihtsalt need transistorid, NXP-l on siis natuke suurem valik, on 578, 188, need, mis annavad siis kuni 1400 vatti, see on küll küllastusvõimsus, nii et ühe detsibeli kompressioon on nendel kuskil kilovati ringis, ütleme niimoodi, ümmarguselt. Ja siis on XR tähendab siis seda nii-öelda robustset või väga kaljukindlat transistori, nagu Rugged, kuidas nad seda nimetavad. Ja siis on teine seeria, mis on 600-vatised transistorid ja ühesõnaga praktilises siis nende kilovatidega annab umbes kuni 220 megani teha. On mingid lahendusi 7 sendi peal ka, aga seal on juba need impedantsid ja kõik on nii madalad kõrgel, et nende kilovatiste transidega on suht raske kõrgemal opereerida, aga siis selleks sobivad need 600-vatised versioonid. Nendega saab siis hõlpsasti ka 7 sendini välja minna. Ja Freescale'il on põhimõtteliselt siis 2 transistori, mida oleme kasutanud ja võib kasutada, on siis selline tüüp 1K25, mis annab 1250 vatti välja ja 600-vatine versioon on samamoodi olemas. Niimoodi. Tähendab, ajaloo mõttes selline mees kui F1TE oli ilmselt esimene, kes siis tuubuses avaldas 2010. aasta lõpus selle 2 meetri nii-öelda lahenduse selle 1 kilovatise transistori peal. Ja muidugi antud hetkel on neid, kui netist vaadata, neid on palju, aga kõige suurem info või ütleme kõige rohkem aplikatsioone on kirjeldatud W6PQL kodulehel, et kindlasti mõned on teist jõudnud vaadata, kui ei ole, siis võite vaadata, seal on kõik kirjeldused, skeemid, näpunäited, moodulid, seal on ikka täielik info selle teema kohta võimalik saada ja kõikide bändide jaoks.
Tänapäeval on muidugi juba praegu antud hetkel on palju firmasid, nii amatööride firmasid kui ka juba professionaalfirmasid, kes siis ikkagi valmistavad juba neid võimendid, sest et noh, tegelikult ütleme niimoodi, et nende mingi kilovatise võimendi ehitamine on ikka selles mõttes komponentide mõttes ikka pagana lihtne, et seal on neid sobituselemente niivõrd vähe, et ta on ikkagi üks transistor annab välja, mitte ei ole nagu vanasti oli, et sul oli kilovati jaoks võib-olla vaja mingi 4 või 8 transistori liita ja siis läks kogu see skeem ja elu kõik kole keeruliseks. Ja häälestamine oli väga komplitseeritud. Aga siin on üks transistor ja kogu lugu. Nii. No siin on siis nüüd selle prantslase tuubusest võetud pilt, ütleme, see on siis nagu esimene lahendus, mis siis nagu avaldati. Siin on sisendi trafo, mis on siis 1:9 sobitusega, ehk transformeerib siis 9 impedantsi alla. Siin on väiksed sobituselemendid ka, ma ei tea, kui hästi sealt see näha on. Ja nüüd on kogu jutt käib siis nagu selle väljundi sobitamiseks, et kuidas seda energiat kätte saada. Ja selleks kasutatakse siis, siin on nüüd 12-13 oomine kaabel, mis on siis antud juhul ühendatud 1:4 impedantsi transformeerimise režiimis. Toidet antakse siit nii-öelda kaabli keskpunktid või need varjed on koos, siit antakse toide peale. Siin on paar sobituskondekat, kuskil seal paarikümne piksi ringis või sõltub nüüd lahendusest. Eralduskondekad ja siis on üks 50 oomine sümmetreerimiskaabli lõik ja kogu lugu. Ja siit läheb kilovatt välja nagu natsti. Mida? See või? See on toite trossel lihtsalt, siia punkti antakse see 50 volti peale, siin on üks lüüt veel ja nagu sidestus või ütleme puhast kondekat lüüt ja sealt kaudu antakse siis toide peale. Ja palju teil sisse tahab võimendus saada? Kui sa vaatad, et võimendus on vähemalt 20 tetsi, siis see tähendab, et 10 vatti, aga üldiselt on ikka võimendus 23-4 ehk siis 5 vatti, 6 vatti, 4 vatti, sõltub nüüd natuke, kuidas sisend on häälestatud. Mille peal see istub mingi rämeda radikada? Jah, seal on üks ka mitte väga räme radikas, aga üldiselt radikat loomulikult on vaja ja radikas peab olema ikkagi tuulutatav, nii et ega, sest küsimus on selles, et selles väikses transis, ütleme, kui kilovati võtad välja, siis 500 vatti siin, ütleme, kilovatt, ütleme, kuskil hajub ka, eks ole, ütleme, ümmarguselt 50% kasutegur. Muidugi kasutegur on natuke suurem, aga ikkagi 700-800 vatti tuleb siit soojusest selle koha pealt ja sellest pärast räägime, aga siin on näha, et absoluutselt on vaja niisugust vaskpaletti või vaskpõhja, mis siis selle soojuse kiirelt laiali ajab, sest alumiinium ei suuda seda teha. Voolu võtab, jällegi, kui sul on 50% kasutegur, siis kuskil 30 amprit, 20 amprit, eks ole, sinna kanti. 50 voldi juures. Ja me oleme kasutanud 48 volti, vahet ei ole, mis toiteblokid on saadaval. 500 vatti soojust, jah. Kui me räägime, et sa töötad telegraafis, ega see ei ole nagu, see on, eks ole, piikvõimsus, average on, tuleb võib-olla seal 300 või ma ei tea, eks ole. Loomulikult tehakse, sa võid selle vaskpaleti sisse panna torud ja jahutada veega, igast lahendusi on olemas ja tehaksegi, ei ole probleemi. Siin on nüüd siis selle W6 PQL-i kodulehelt võetud pilt siis 70 sendi lõpust. Siin on siis see 600 vatine transistor. Väljundis on siis kasutatud nii-öelda T-sobitust. Siin on üks sobituskondekas, eralduskondekat sümmetreeriv 50 oomine kaablilõik, trafo ja ongi kogu lugu. Siin antakse paralleeltoitega treenidele peale. Ja 7 sendi häbematult lihtne on kogu väljund. Ei ole nagu väga midagi. Lihtsamaks läheb veel järgmise pildi peal, kus ütleme kallis, kõrgepingeline ja haiku kondekas on asendatud kaablijupiga, et kaabel esindab siis nagu mahtuvust. Et ka siuke variant on võimalik, odav variant.
nii et noh, see on 600 vatine või 500 vatine 7 sendi lõpp, tahab sisse saada kuskil 5-6 vatti. Siin on sisend. Transit, ütleme see 600 vatine on kuskil alla 200 euro, kilovatine on umbes, noh, ütleme niimoodi 210-220 eurot on tüki hind. Kas see on telegraafi FM või see on SSP? Ei, see on ikka eelpingestatud, ikka SSP kõlbulik ka igal juhul, jah. Muidugi võimendus sa võid teha niisugused režiimi, et seda algvoolu muuta eri ütleme, FM-i ja telegraafi jaoks saad kasutegurid paremat, vähem soojust ja nii edasi, aga no võimalik on igal juhul SSP jaoks ka töötada, ei ole probleemi. Siin on siis üks näide kilovatisest 6 meetri võimendist. Siin on siis, nagu näete, see kaabel on natuke pikem, mis siis on transformeeriv kaabel. Siin on kaabel on nagu 1/9 lülituses, jah. Ja siin on jällegi sümmetreeriv sobituseks, ei tea, kas siin on mõni kondeks või vist on mõned, aga no üldiselt kõik ta nii ongi, et mõned kaablilõnksud, mõned kondekad ja ongi kogu moos. Ja noh, nagu näete, kõik on ikkagi paksu nagu vaskpalleti peal, eks ole, et see on see, mis annab siis selle soojuse ärajuhtimisega. Siin on nüüd selle W6 PQL-i üsna hiljuti ilmunud, see on siis nagu lühilaine ja kuni 6 meetrini jooksev lõpp. Nii et ka väga ahvatlema amatööride jaoks katab sul kõik bändid ära, mis tavalisest tänapäeva transiiverist, lühilaine transiiverist tulevad, kaasa arvatud siis 6 meetrit. Siin on siis veel rohkem natuke kaablit, siin on juba ferriiti kasutatud. Muidugi ferriitidega on see asi, noh pärast võib-olla näitan pilte, räägime, aga üldiselt kõik need elemendid loomulikult ka kuumenevad, igas elemendis on kadu ja kui me räägime, et võtame siit kilovati välja ja kui detsibellides on 0,1, 0,2, 0,3 detsi kadu, siis see tegelikult tähendab, et selle rõnga või kaabli jupi peal eraldub mitukümmend vatti, ehk see on selge, et need asjad kõik kuumenevad. Lisaks on kogu see alus veel kuum, eks ole, nii et jahutuse probleem või jahutuse lahendused on kindlasti äärmiselt tähtsad niisuguste transside kasutamisel. Siin on nüüd üks pilt, võtsin, on soomlaste, olete keegi kuulnud, see nii-öelda Juma projekt, mis nad teevad seal niisugused igast erinevad moodulid seal Põhja-Soomes, vaikselt nikerdavad, veri voolab aeglaselt, võtab aega. See pilt on tehtud nendel ma ei tea, see on mingi 3 aastat tagasi, kui neil oli esimene variant, nad kasutasid trafot ja nii-öelda analoogtoitet. Aga praegu neil on nüüd, mis on juba tööstuslik variant või mis neil on, tuleb varsti müüki või on juba müügis, seal nad sellest on loobunud, ehk on kasutad ka ikka impulstoiteblokki. Aga sellest uuest võimendist mul siseelunditest pilte ei ole, aga siin on näha, et siis on transistor, väljundi sobitus ferriitidega trafod ja siin on siis bändifiltrid releedega, nii et see on juba täiskomplekt, lühilaine lõpp kuni siis 6 meetrini välja. Siin on nüüd väga kvaliteetne Hilberling on selline firma, Saksa firma, kes siis nüüd, see vist, ma ei tea, millalgi aprillis või millal see võimendi tuleb müüki. Nad on siiamaani teinud ikka nagu profiaparatuuri, aga nüüd kuna niisugused transid on saada, siis nad ilmselt keegi on seal amatöör, et siis läksid ka niisuguste lahenduste väljatöötamise peale. Siin on siis näha, et siin on nüüd 2 kilovatist transi ja nad on tegelikult, ei ole seda push-pull transistori pannud mitte nagu üksikult push-pullis käima, vaid mõlemad transid on nagu paralleelselt ühendatud. Ja siis need 2 paralleeltransistori siis nüüd töötavad push-pullis omavahel. See võimendi on neil normeeritud kilovati peale, ehk see tähendab, et neil on nagu võimsuse varu ja signaal on ilmselt puhas, kui nad töötavad, ütleme, poole võimsuse peal, nii et igal juhul garanteerib hea kvaliteedi. Siin on muidugi väga mingisugune keerulisem sobitusahel, siit pildi pealt väga aru ei saagi, mis nad siin teinud on. Sümmetreerimistrahvo on siin, igal juhul, ja siis on madalpääsültide komplekt. Ja see võimendi töötab ka 4 meetri peal, nii et siin on veel samm edasi mindud kõrgemale 1,8 kuni 70 megani.
siin on siis impulsstoiteblokk on vahel, nagu näha, et võimendi ja filtrite plokk. See on kõik olemas, see on ütleme, ma ei mäleta, seal oli öeldud ka, mis see maksab, mingi 6 tonni vist või mis nad seal pakuvad esialgse hinna siuksele võimendile. Aga ta näeb välja hea, ta on ikka viimane sõna nii-öelda värviline, ma ei tea, touchscreen ja mis seal kõik on. Noh, see on niisugune värk. Nii, ma ei tea, sellest teemast võib-olla natuke äkki hiljem peaks rääkima või ütleme niimoodi, et mina pole oma elus, amatöörielus väga palju lampidega tegelenud, ma väga ei tahaks nagu sõna sekka öelda selles mõttes, et mul ei ole palju kogemusi, et kas siis nüüd lamp on parem või transs on parem või igal ühel on ilmselt teatud asju, teatud seisukohti, eks ole. Aga kiiresti, kui me vaatame, eks ole, et küsimus on selles, et nagu Geengi ütles hommikul, et ta kardab neid, et transsi läheb väga kergelt läbi. See on õigus. Üks võimalus, miks transs läbi läheb, on nagu kõrge VSVR, kui midagi juhtub väljundis, siis on tavaliselt transs plõks läbi, eks ole. Teine asi, mis sa tõesti ütlesid õieti, on see, et sa annad sisendisse, tüürid üle ja siis on ka transs läbi. Ja selle koha pealt on sul õigus, et ütleme, need transid on nüüd, ta on kaitstud või ütleme väljundi VSVR-i jaoks, aga sisendid ei ole neil kaitstud. Nii et see, ütleme, oht, et sisendis kõvasti üle tüürida ja läbi põletada on muidugi olemas. Ehk see tähendab kogemus, jah, selge. Aga me olemegi vanemad mehed, igal ühel on mingid oma kogemused, nii et see on päris loomulik. Et lampvõimendite ehitamine, jällegi vanast ajast võib-olla kellegi vedeleb lamp, eks ole, on mingisugused komponente hunnikute viisi seal kogunenud või suvepäevadel seal vahetatakse, müüakse odava raha eest, eks ole. Niisuguse transistori lõpu ehitamiseks on teatud asju on vaja, eks ole. Kas nüüd see, et ütleme, et lampvõimendi peab soojenema ja teda natuke seal kõditama, transvõimendi on kohe valmis töötama, see võib olla mõnel juhul eeliseks, ilmselt see ei ole väga suur argument. Üks asi, mis on lampvõimendid, on üldiselt kitsaribalised, ehk siis nad sobitatakse seal selle piikontuuri elementidega, eks ole, nüüd vasta antenniga, samal ajal tegelikult see on ju ka nagu tüüner, eks ole, tegelikult sa tuunid selle antenni lampvõimendiga ära. Seda on resonantsahel, et transistorvõimendit on võimalik ehitada nii kitsaribalist kui laiaribalist, nagu me nägime, et seal kuni 70 megani 1,8. See tähendab, et tal on muidugi vaja eraldi siis iga bändi madalpääsfiltrit, et harmoonilised välja filtreerida. Ja pluss tegelikult jääb küsimus ikkagi tuunerist. Sest kui sul on, ütleme, madalama sagedusega kehva VSVR-iga antennid, siis on ikkagi vaja eraldi tuunerid. Nii et see on võib-olla natukene transvõimendi puudus, et seal on siis nagu neid astmeid või sõlmesid on rohkem. Lampvõimendid, kui me räägime kilovatist või niisugust võimsustest, ilmselt et kõik need anootrafod ja värgid kaaluvad palju. Transvõimenditel on nüüd see eelis, mis kaalu vähendab, on tänapäeval saada kõik need impulsstoiteblokid, mis ei kaalu väga üldse midagi või seal mingi kilogrammi ringis, mitte 50 kilo, eks ole, selle võimsuse jaoks. See on nagu üks eelis. Ja välitingimustes, kui räägime välipäevast, siis ilmselt 50 voldiga on mingites märgades tingimustes ohutum tegeleda kui seal mingite kilovoltidega, eks ole. Siuksed mõtted, aga ilmselt neid kaalumishetki on nagu oli küsimus, et palju transs maksab, transs maksab, eks ole, seal 200 või natuke peale, eks ole. Aga lamp maksab ka. Ja lamp maksab ka ilmselt tänapäeval, kui sul käi vedele neid, siis ega sa ilmselt neid niisama ei saa, eks ole. Et eks siin on kaalumise koht igale ühele, ütleme, et kellel on tehnika huvi, tahab ise esitada või lihtsalt kõige odavamalt saada võimendi kätte, siis tuleb kaaluda neid asju. 84 on üle 300 euro. Ja. 400 euro. Isegi, jah. Juba. Nii ta on, jah. Nii et lihtsalt tänase esituse eesmärk on tutvustada võimalusi, ütleme, see on võimalus. Me ei paku praegu välja mingit skeemilahendus, aga lihtsalt, et selline võimalus on olemas ja tänapäevane komponendi baas võimaldab suhteliselt ikkagi lihtsalt teha. Nüüd natuke siis, kui nüüd ise ehitamiseks läheb, siis
on, eks ole, nagu oli juttu, et kindlasti on vaja siis seda punasest faasist alusplaati, on siis efektiivne radiaator peab olema, seal on nüüd mul kaasas üks näidis pärast, võite vaadata, see on siis niisugune niisugune tunneli moodi radikad üldiselt, eks ole, et siis siia pannakse, nad on juba niisuguse mõõduga tehtud, et siia pannakse ventikad otsa ja siis see tunnel puhutakse läbi. No neid on siis igasuguse mõõduga, see on 60 ventikate jaoks, on 80 jaoks, on 120 jaoks, need on igasuguse mõõduga tehakse. Ja seal on juba ventika kinnitusaugud ja kõik olemas, nii et selles mõttes ta ongi nii siuke toode välja töö. No see on praegu nüüd, no ma näitan, üldiselt see on antud hetkel 2 meetri peale häälestatud, siin on väljundis on 2 meetri, kes tahab, siis pärast võib vaadata ja rääkida. Nii. Siis kindlasti on vaja transistori oota, tähendab, kui me nüüd lähme natuke ruttame ette, et Rantelonis meil hakkasime need võimendid 12. aastal tegema mõned aastad tagasi, siis esimesed katsed olid ka, et mehaanilise kinnitusega ja neid on olemas igasugused klambritega, aga noh, see on kõik nagu väga ebakindel ikkagi osutus, et transistor selle vasskaluse peale joodetakse, see on ainuke õige lahendus ühesõnaga. Mis sulab? Alguses me kasutasime mingid madala sulamistäppiga, noh, joodist, mingi spetsiaalne, ma ei mäleta, see mingi 100 kraadi, mis ta oli. Aga kui sa vaatad seda sama W6 PQL-i, siis pannakse tavalise tinaga ja me oleme ka pannud tavalise tinaga ja ei ole probleemiga. Korralik, seal on olemas kihtvideo, mis näitab, kuidas oleks nagu seda asja teha ja ei ole üldse probleemi, nii et see on kõik. Lahti ei sula. Ei, no nii kõrgele me temperatuuri ei lase, jah. Isegi selle madalaga ei sulanud lahti. Nii. No ütleme niimoodi, et soovitav on, kuna, eks ole, kõik need komponendid seal soojenevad, trans ise soojeneb, ütleme siis see radika temperatuur nüüd, kus on see vasspallett ühineb, ütleme, alumiiniumiga, noh on soovitav hoida kuskil, no mitte üle 60 kraadi võib-olla või 50 juures, eks ole. Et noh, see tähendab, et noh, kõikidel üleminekutel on oma termotakistused, ehk trans sel juhul istub seal kuskil 90 kraadi juures või noh, ütleme siis niimoodi, et transi oleks soovitav hoida alla 100 kraadi, eks ole. Noh, ütleme nii, siis ta on veel täiesti elukõlbulik. Sinna vahel läheb mingi pasta ka? Ei, kui sa joodad transi vase peale. Ei, ma mõtlen selle alumiiniumi ja vase vahel. No ütleme nii, et kui sul on väga hästi töödeldud pinnadega, tegelikult siis ei ole vaja pastat. Siis võib pasta mõnel juhul, kui sa teda palju paned, teeb halba. Teda on vaja õudselt vähe panna, noh, ja siis tõmmata krediitkaardiga kurat niimoodi üle, et siis täidab ainult need kohad, mis tõesti ei ole tasased, eks ole, aga üldiselt me ei ole kasutanud, ei ole põhjust. Kui see vasspallett on suht suur, siis ta annab ikka selle sooja ära sealt. Nii, mis siis veel on? Need väljundtrafod ehk need kaablid, madaloomilised kaablid, noh, need peavad olema kindlasti teflonist kuumakindlad, noh, neid müüakse, neid on olemas igasuguse impedantsiga, aga siukest kaablit võib ka ise teha, esimesed variandid me kasutasimegi, lihtsalt oli mingi teflon traat sobiliku isolatsiooni paksusega, siis mingist RG58-st võtsid suka, tõmbasid sinna peale pingule ja oligi trafo valmis, nii et võib ka nii teha. Kindlasti siis on vaja neid väljundi sobituskomponente ehk siis kaableid, ferriite, kondekaid eraldi jahutada, sest nagu noh, ma ütlesin, need kuumenevad ja et see asi kestaks, oleks ikkagi hea, kui sinna lastakse õhku peale. VSVR indikatsioon võiks olla kaitse, noh nagu transistori omadused ütle, et ta kannatab, et ei ole võib-olla kohustuslik, et nüüd iga väikse VSVR kõksu peale see asi välja raiuda, eks ole, aga no indikatsioon võiks nagu olla. Ja nüüd siia siis jäi lisamata, aga geeni näpunäidete puhul peaks ka lisama selle, et ilmselt seda sisendi ületüürimise indikatsiooni, kui mõelda, siis kõik need valmistajad ikkagi kasutavad niisugustest, et seda sisendi võimsust indikeeritakse vähemalt. Et see on mingi punane tuli hakkab põlema, kui sul on overdrive, eks ole. See on ka ilmselt vajalik. Kui kaua seda overdrive'ida võid, kui pulss tuleb ja siis läheb madalalt, mis siis juhtub? No siis võib-olla ei tööta enam.
unustad 100 vatti peale, lükkad sisse 5 asemel, mis juhtub? Kui sa lükkad sekundi korra peale. No üldiselt ütleme niimoodi, et kui mingist transiiverist juhtada, siis on ikkagi mõistlik sellisel juhul panna kas või mingisugune 6 tetsi, 5 tetsi ateniaator vahele, et sul rahulikult ei juhtu midagi, et kui sul transiiverist tuleb ka mingi 50 vatti, siis sätidki selle asja niimoodi paika, et läheb natuke soojuseks, no ja mis siis. Et sellised, aga üldiselt jah, see sisendi värk on muidugi tundlik. Ei ole ausalt öelda proovinud, et palju ta siis kannatab, et natuke kallis lihtsalt, et proovida, tead. Et kui vanasti tegid Vene transsidega, et siis oligi niimoodi, et ennem ei hakanud tegema, kui sul oli saapakarbi täis neid transse, et siis oli nagu, võtsid järgmise ja siis sai proovida. Üks asi siis veel temperatuuri mõõtmine, oleks kasulik seda ka nagu jälgida, et kas siis transi peale või kuskil sinna transi lähedale või selle sama vaskpaleti peale panna siis mingi temperatuuri andur, et siis vähemalt indikeerida seda temperatuuri, mis seal siis toimub. Tänapäeval on neid, see on SOT 23 pisike chip, neid on igasuguseid, nii et see ei ole probleem mingisugune sinna panna, mis siis annab sulle mingi lineaarse selle kõvera sealt välja. See on nüüd jah, ma tõin näiteks radika, see on siis, ma ei tea, 120 jaoks või mille jaoks ta on, aga siin on nagu näha juba, ventikaugud on olemas, eks ole, siia peale paned, see jahutab selle kilovati ilusti ära, ei ole nagu probleemi. Siin on antud siis mingi kõver ka veel. Aga üldiselt niukest jah, radikat, seda tüüpi ütleme, oleks soovitav kasutada. Sest siis see asetseb sul mingi kasti sees, sul ei ole väljas midagi, kõik toimub seal sees, eks ole, ventikas. Ja siin on veel võimalik panna niimoodi üldiselt, kas paned siia lükkama ja veel taha puhuma, välja tõmbama ka, nii et siis on nagu see topelt, ütleme. Okei. Siin on nüüd W6 PQL-i lihtsalt pilt, see on nagu tõeline amatööri lahendus, siin ei ole, eks ole, aga siin on nagu ka näha, et siin istub ventikas, mis siis puhub selle pagana 50 mega võimendi siis nagu need väljundi kaableid, eks ole. Et siin on siis see radikas all, mis siis ventikad puhuvad siit õhku, aga siis nende komponentide jaoks on veel eraldi ventikad, mis siis puhuvad nende komponentide peale. Väljundkontuuri, jah? Nii, nüüd kõik ei ole nii ilus, nagu me räägime, eks ole, vahest juhtub ka halbu asju, kurat. Siin on nüüd siis Ranteloni 2 transsi, mida me oleme suutnud ikkagi siis nagu läbi lasta. Aga põhjused ei ole mitte veesfääridega, vaid on siis, ütleme, selle transi puhul oli siis nagu kehv joode, ehk siin on näha, et see pool oli nagu jootunud, siia oli ilmselt jäänud siis kas seda räbustit vahele või mis iganes, nii et ühesõnaga see pool ei olnud jootunud. Ja teatud aja möödudes, see andis otsad ära see trans, sest ta lihtsalt kuumenes üle. See oli nagu oma viga, see ei olnud transi viga, eks ole. Teine trans, siin on nüüd 600 vatine, seda me katsetsime siis tol ajal 400 megase võimendi, mingi 220 kuni 400 mega laiaribaline võimendi. Seal juhtus siis niuke asi, et oli siis nõrguka kondensaator või ta oli nagu, ei olnud veel see asi päris hääles ja see kondensaator oli siin suhteliselt väljundi lähedal ja kondensaator hakkas siukse nii kõrge sinise heleda leegiga põles kõigepealt kondekas ära, siis põles trükiplaat edasi, see läks siis nagu laviinina. Siis sulas kogu see väljundi jalgsid ära, eks ole, ja siis käis pauk, ja oligi valmis. Nii et kusjuures siin see teine pool transsi on korras ja samamoodi siin on teine pool transsi on korras, see on nagu ära mõõdetud, nii et 500 vatist transsi võib siit singlina kasutada täitsa. Nii et ühesõnaga siit tuleb veel kord see, et jootmine ja et ikkagi temperatuuri äraviimine on äärmiselt tähtis, eks ole, et see suur nagu energia siit ära viia ja kasutada muidugi siis väljundis ikkagi korralikke komponente, mis seda reaktiivvõimsust kannatavad. Kui ta muidugi kui see asi on sul ääles, siis ei ole asi nii hull, aga esimese lahenduse ilmselt seal sai otsitud ja asi ei olnud väga õige ja siis niisugused asjad juhtusid. See oli siis 2012, kus siis oli meil üks tellimus, kus me tegime siis 5 siukest kilovatist võimendit. Siin on nüüd näha, meil suvel tootmine käisigi, pull oli otsa ees ja oli vaja valmistada. Need olid siis
30 megast kuni 400 megani, siis olid 5 võimendit nagu sagedusega ära jagatud. Mis laadne tellimus see oli? Kui see ei ole not classified, on classified. See on classified. No siin on näha siis, ütleme, meil siin võib-olla ka pingutasime üle, aga ma ei tea, no ühesõnaga samamoodi, siin on siis nagu 2 kilovatist paletti on tegelikult siis kokku summeeritud. Ja noh, ütleme, nominaalvõimsus oli samamoodi kilovatt, ehk me siis töötasime nagu varuga, et kuna ta läks sellisele kliendile, siis peab väike varu olema. Siin on siis oma tehtud 90 detsibeli hübriidkoopler, mis siis summeerib need 2 tükki kokku. Ja siis olid madalpääsfiltrid ja nii edasi. Siin on siis meil protsessori ja signaali käsitluse ahel või noh, karp ühesõnaga. Võtta siukseid tegime 5 tükki erinevatele bändidele. See on nüüd siis eelmise aasta lõpu või ütleme suvest kuni uue aastani sai tehtud, siis see on nüüd teine variant. Ja see on siis 20 megast kuni 110 megani. Ja nominaalse võimsusega küll ka 500 vatti, siin on samamoodi kilovatine trans. No, korraliku raadioamatorina loomulikult ma katsetsin, palju siit välja tuleb. Ja sellest lõpust oli nagu juttu, et noh, kuna ta on laiaribaline, siis ta töötab ilusti 50 mega peal, 70 mega peal ja töötab ka 2 meetri peal. 2 meetri peal küll antud konkreetne lahendus nüüd andis kuskil 400 vatti välja, aga 6 meetrit ja 4 meetrit tuli siit peaaegu 900 vatti välja. Et selle lahenduse kallal tõenäoliselt ma tahan ikkagi töötada edasi, et siis saaks see 2 meetrit ka siia korralikult sisse, et siis oleks üks niuke ka. Levilaine kuni 2 meetrit. Jah. Aga ta alla 20? Ei, läheb küll, ma mõõtsin, ta läheb kuni 10 või mingi 8 praegu antud hetkel välja. Aga ühesõnaga, eesmärk oli teha selline jällegi classified klient, eks ole, et siis enne kõik oli vaja see asi korda panna. Ja sellest samast võimendi on mul nagu siin teine eksemplar on seal olemas, kus siis on väljundist, on need ferriidid ära võetud, on lihtsalt kaablid ja see on siis nagu häälde pandud 2 meetri peal, mis siis annab kuskil 900 vatti 2 meetri peal välja. See konkreetne, pärast võite seal vaadata siis. Seal on siis, nii, mis siis veel? No see on selle sama võimendi nüüd nagu kasti siis sisu, ehk siin on siis see palett iseenesest, siin on siis VSVR koopler, siit võetakse siis nii-öelda kulgev ja peegelduv laine mõõdetakse, siin on jällegi protsessor ja atenuaatorit ja muu plokk. Ja siin on siis, see võimendi on jagatud nagu 4 diapasooni ühesõnaga, et seal madalpääsfiltritega siis on diapasooni kaupa siis harmooniliste filtreerimine toimub. Ja siin on näha siis need madalpääsfiltrid ja neid lülitatakse siis suure võimsusega 6-positsiooniliste koksiaalreleedega. Ja siis on siin üks näide veel siis AFF-i kodusest arsenalist, kus siis on siin, see on siis 7 sendi lõpp ja siin on 2 meetri lõpp, ühe suure radika peal on tal. Ja siit väga palju näha pole, et madalpääsfiltrid on ja siin on ka jällegi näha, et siis neid nii-öelda sobituskomponente siis jahutatakse pealt poolt. See on ühes kastis, ühe radika? See on tal ühe suure mingi niukene kuradi nagu elektrikilp siuke, ma ei tea, kus ta niukse radika välja võttis. See jahutab selle asja kõik ära ilusti. Et siuke reaalselt siis AFF töötab nende asjadega ja et sellest tulemustest on ka näha, et jaam on tal korralik. Palju ta siis nüüd kätte saab? Maksimum on samamoodi 2 meetri peal on kuskil seal 900 vatti võimalik võtta ja 7 sendi peal see 500, aga eks ta 2 meetri peal ta töötab ikka mingi 400-500, et mitte rohkem. Aga see annab samamoodi see kuskil 900 vatti välja. Siin on siis see võimendi, mis seal on, see on siis tehtud selle FreeScale'i transiga ja Priidu omale oli NXP trans. Tegelikult sisuliselt need andmed on praktiliselt samad, need sai mõõdetud, seal väga suurt vahet ei ole, rohkem ilmselt vahet tuleb natuke nendest sobitusahelatest, et kas kasutegur on 2% parem või ei ole või see on ikka väiksed nüansid. Aga siin on jällegi, et ütleme siis kompressioon, 1 detsibeli kompressioon on natuke alla 900 vati, piirangutes on sisuliselt kilovatt, sisse tahab 5 vatti saada.
võimendus on 22 tetsi, vool on 25 amprit, keegi küsis voolu kohta, eks ole, kus kasutegur on siis kompressioonipunktis ikka suhteliselt hea, üle 70%. Ja harmooniliste tase on siis selline, nii et noh, ütleme mingid 2 või 3 pooluselist või 4 pooluselist madalpääsfiltrit oleks hea taha panna, et siis 7 sendil mitte seal väga eetrisse lasta harmoonilisi. See on nüüd minu tehtud siis 7 sendi lõpp. ES3X töötas eelmine aasta sellega välipäeval 7 sendil. Ja siin on siis ka jällegi väike vendikas, mis puhub siis seda siin ühte kondekat, mis seal siis nagu kõige rohkem kuumeneb. Pauk ei käinud, väga hea. Ja 7 sendi lõpu andmed on sellised, natuke alla 500 vatti on siis see kompressioon. Kui lükata ta päris küllastus, siis on üle 500 vatti, sisse tahab kuskil 6 vatti saada, 18,5 amprit. 7 sendil on kasutegur natuke väiksem, eks ole, aga ikkagi 50% on ära. Selline lõpp. Sellises väikses kastikeses ta on, siin on siis tehtud see võimsusindikatsioon. Voolusi amatöör alati vaatab, kui põhja läheb, siis on õige asi. Ja nii edasi. Okei, tänan siis. Nii et seda lõppu siis võite seal pärast tudeerida või kui midagi küsida, siis... Küsimusi äkki siis Mardile Mis need transistorid tehtud on, kui nad nii kõrge temperatuuriga töötavad? Ei ta on ikka tavaline metallkeraamiline korpus, nagu ta on. Ikka räni, ja. Selles mõttes küll, jah, räni ikka. Ei juhtunud midagi. Räni transistorid, jah. MOSFET nii-öelda struktuuriga. Ega tähendab, nendel datasiite vaadata, siis seal on antud ikkagi ka, ütleme see, on ka sõltuvus, on eluea sõltuvus, ütleme temperatuurist. Nii et see 100 kraadi näiteks, kui hoida transistori, millest ma rääksin, siis selle eluiga on ikka päris pikk. Me sureme enne ära, kui see trans otsa saab, aga kui lasta trans mingi 160 kraadini, siis see eluiga langeb dramaatiliselt, nii et selles mõttes on tähtis ikkagi seda temperatuuri hoida. Aga okei, tänan. Ma unustasin veel lisada niisugust asja, ma ei tea, Priit on siin või ei ole. Et nii palju kommentaariks, et kui nüüd ikkagi keegi otsustab niisuguse huvitava teemaga tegeleda, siis Rantelon on alati avatud, neid aitama mõõtmiste ja märkidega ei ole üldse probleemi, nii et kui tekib soovi ja konsulteerida sellel teemal, ei ole küsimust, nii et pöörduge Ranteloni poole ja avatorid aitavad igal juhul. Kas teil on võimalik komponente muretseda? Kui te ise juba nii tellite? Põhimõtteliselt ma ei tea, üks plast ikka on. Kui te tasute? Sama hinna, neid asju annab kõike korraldada. Eks meil on mingi komponendi baas on olemas ja eks me ostame ka neid, kui me neid ehitada. Selles mõttes me igal juhul saame aidata.